Tere õhtus kõik TV6 vaatajad, oleme Eestimaa suvepealinnas Pärnus siin kohalikul rannastaadionil. Kohe hakkamas UEFA konverentsiliiga esimese eelringi teine kohtumine. Mängijatel peab seal enesekindlust olema, aga nüüd tuleb Paidel siin rünnakule. Daniel Luts mööda paremat äärk, kas leiab söödu, läheb ise lööma. Samuti Robbie Saarma seda jälle andmas on. Liikumised tulevad ja hästi leitakse, keegi saab sealt peaga suunata. Ja Korri selgub, kas meil tuleb ka siin joogipaus, arvatavasti tuleb, aga Saarma pall jälle nüüd sinna ette tsooni ja esimene ei ole kaugel praegu. See nulli peale. Kui siit on võimalus tekkimas, Korr läheb ise ja ei ole nüüd palju puudu. Mängib seal seina veel, Korr saab palli omanikuks nüüd. Lükkab hästi Lutsule, Luts kas jääb seisuks 1-0, aga Daniel Lutsule suluseis vilistatakse. Ja nagu mainisime, siin videokohtunik kaasa aidata ei saa. Robbie Saarma lükkab veel Salistele, Saliste lükkab tüüa peale, ega ei saa sealt keegi seda varvast pihta ja nullid on veel tablool meil. Mingil määral ideed otsas, aga nüüd tuleb küll hea pall siit ja Lutsul on võimalik see pall ise värava ette lükata ka. Kas leiab sealt söödu? Läheb ise, aga nüüd võib olla natukene isekas lahendus siin. Pall endiselt lahtine ja Miller lööb ära. Ja Paide saab siit oma avavärava kätte ja no kes siis muu kui Miller jällegi väravavõrku saistab. Martin Miller, mees, kes on sellel hooajal üks parimaid mängumehi olnud Paide ridades, lööb selle lahtise palli sealt ikkagi võrku. Ning nüüd lähme teeme väikse pausi. Üks värav ja kõik on jälle selline justkui natukene ärev. Nüüd tuleb pall kaitseliini selja taha ja Korr on läbi. Siin on võimalus Korrile ära panna ja paneb ära. Paide saab siit teise ka ja nüüd on küll kõik. No võib arvata, et on kõik. Korr saab värava kirja. See on tema esimene Paide särgis siis ja tuleb see konverentsiliigas. Ja super pall Gerdo Juhkamilt. Pall on väravas ja 2-0 Paide linnameeskond juhtimas. Daniel Luts, Martin Millerilt eelnevalt olukorras väga hea sööt jälle Korrile. Kilmor nüüd kastis. Tuleb sealt, tuleb madal pall, kas Korr lööb teise ja Korr lööb teise. 3-0 ja nüüd võib küll juba Veiko Veskimäe võtta selle krediitkaardi välja ja Stockholmi lennuki ära broneerida. Komise maha ja Paasan Korr tänases mängus oma teise värava lööb. Tuleb siis kahe värava autor Paasan Korr täna välja. Teisel poolajal mõlemad väravad mees kirja sai ning tema asemele siis number 17 ja teine mängumees, kes väljakult lahkub, on siis Daniel Luts ka. Võib öelda, et tubli mäng. Tallinnasse, kui teised Eesti klubid juba väljas, aga nüüd, kas on siin olukord tekkimas, tuleb pikk pall ette. Oi, milline eksimus ja siin on värav Magpiesilt ja saavad siit ikka ühe kätte. No väga paha pikk pall seal ette teele läks ja korralik eksimus nüüd kaitses. Olid seal Televic ja Charge, kes omavahel kokku jooksid. Senderdus teile panna Saliste, kas leiab tema pallikasti? Leiab ja tuleb sealt käär ka. Aga napilt ikkagi väravast mööda. Ja Miller läks siin kääri lööma ja kas tegi haiget nüüd endale sellega ja see on pahasti. No Magpies saab siit selle palli tagasi. Ja näeme siis nüüd vahetust ka. Tuleb siis mängu. Aga hästi jääb see pall siit Paidele ja nüüd õnnestub siit sööt ääre peale ka panna. Käed kastis püsti, kas tuleb Senderdus ka järgi, hoopis tuleb madal pall ja võimalus! Ja tuleb siit ikkagi see 4. värav ka ära. No suurepärane kohtumine Paidelt ja väravavõrgud saisevad jälle. Super eeltöö Siim Lutsult, vaatab pilk ülesse, kus on Jam. Ikkagi saavad kõik ründemehed endal ikkagi väravalisa. Väga korralik korduskohtumine siit. Leiab Kilmori. Ja Kilmori vastu tehakse viga ja siin Krasniki natukene juba kuri enda ja teiste peale on. Ja mängu esimene kollane kaart siis. Robbie Saarma ja esimene puude hästi ja Henrik Ojamaa kas tuleb viies. Aga endiselt olukord on lahtine, tuleb tõstekasti, aga seal on kaitse olemas. Oot ei ole möödas siit. Saarma ei jõua selle palli peale, tundus, et äkki oli suluseisus ka. No võib öelda, et 3 põhimeest lahkusid, aga siit jälle Ojamaa tulemas rünnakule. Kannaga jätab Oskar Õimule. Oskar Õim ju eelmine aasta siit Palataunile pani ilusa värava ja pall lätis jälle. Oi, kui lähedal oli see 5 ja nüüd eelmine rünnak päästis siin Post, nüüd siis Lait. Kasti ääre pealt Jamile jääb see pall ette ja paneb sealt korraliku raketi ikkagi teele ja no ei olnud kaugel ka see, et aga Funes kerkib kõige kõrgemale ja sellega see kohtumine ka lõppenuks vilistatakse. Paide linnameeskond 4, Brunos Magpies 1 ja 2 mängu kokkuvõttes.
võtab siit Paide ikkagi väga jõulise 7-3 võidu. Meiega on Paide linnameeskonna peatreener Vladimir Vassiljev. No, võta siin paari sõnaga kokku see emotsioon ja see mäng. Emotsioon on kindlasti hea, läksime edasi, mis oli primaarne ülesanne. Arvan, ka mänguga võib rahul olla, et esimesel poolajal võib olla ei realiseerinud need momendid, mis me peaksime. Siis vahest tekkis selline nagu närvilisus, et see pall üldse ei läinud väravasse, aga peale esimest väravat, ma arvan, totaalselt domineerisime ja siin ei olnud isegi täna küsimus, kes peaks edasi minema. Ja ma olen täitsa nõus, lihtsalt kuidagi lõpuks ikkagi vastastele väga lihtne värav. Täna küll mängu nad tänu sellele tagasi ei saanud, aga kuidas just hooaja lõikes seda minimaliseerida, et see on see aasta Paide probleem kahjuks olnud. Ja, et eelmine mäng tegelikult samasugust väravat lasime täna. Ja see kommunikatsiooni probleem võib olla mõni ärevus või raske öelda nagu jällegi. See on puhas nagu keskkaitse ja väravahi kommunikatsioon. Et kuidas parandada? Ei kuidagi lihtsalt trennis nad peavad rohkem oma vahel rääkima ja ongi kõik. Et siis nagu midagi kriminaalset nagu välja ei tooks, aga lihtsalt peame edasi olema targemad ja võib-olla seal klaariks lööma. Et see võib-olla ongi nagu üks nagu meie, ütleme, trumpa samas võib meil mängida kätte, et me tahame liiga palju mängida palliga ja sellised asjad jah, peame siis nagu hindama teisme. Kuidas näeb nüüd meeskonna kava järgmistel päevadel välja, et pühapäeval juba raske mäng Narva Transiga ees ootamas ja siis ju reis Rootsi? Ja, ega midagi muud täna teeme veel raskema treeningut neile, kes vähem mängisid või üldse ei mänginud. Homme need puhkavad ja siis valmistame ühe päeva Narvaks ja minek. Okei, aga meie poolt kõik. Aitäh! Ja nüüd on meiega siis Paide linnameeskonna keskkaitsja Gerdo Juhkam. No, täna kindel mäng lõpuks. Said värava söödukirja ja tundus küll kogud seda mängu vaadates, et sa nautisid siin Pärnu publiku ees mängimist. Oi, muidugi, jah. No sükse super luks väljaku peal ja sellise mõnusa koduse publiku ees. No, jah, parim koht, ma arvan, kus mängida. Kuidas oli üldse tulla Gibraltarilt siis jõukse raske kunstmuru pealt Pärnu ideaalsele murule? Kui kaua see ümberharjumine võib-olla võttis? Ma arvan, et ei võttu. Ma ei näinud küll, et kellelgi oleks aega võtnud, sest me muidu oleme harjunud mängima. See, et me kuskil Gibraltaril seal mängisime 2 trenni ühe mängu seal kunsta peal, seda tuleb siin Eestis ka ette, et ma arvan, me kõik oleme sellega harjunud. Et me pigem ootasime, et saaks mängida siin. Kuidas nüüd on 2 mängu järjest algkoosseisus alustanud, võib-olla eelnevad aastad vigastuste tõttu natukene võib-olla poolikuks jäänud, et saad sa öelda nüüd, et 100% valmis tuhhi täis ja tahaks hooaja lõpuni algkoosseisus mängida? Jah, muidugi jah. Kindlasti olen tuhhi täis ja jah, vaatame, kuidas läheb. Ma annan endast parem igal juhul. Okei, loodetavasti taastud kiiresti Narvaks ära ja siis juba reis Rootsi. Edu!